Konservatiivset maailmavaadet esindaval uudisteportaalil Uued uudised sai hiljuti täis esimene tegevusaasta. Portaali peatoimetaja Urmas Espenberg. Kuidas vaatate tagasi möödunud tegevusaastale? No kunagi sai töötatud Eesti Päevalehes ja siis korraldati selle esimese puuks lausa suur pidu. Aga ma ei tähtsustaks seda üle, ometigi on hea meel tõdeda, et portaal sai aastaseks ja on teie hooga käivitunud. Mida pead kõige suuremateks võitudeks? Seda võib vaadata kahelt poolt, et esiteks lugejate südame võitmist, neid on meil päris palju, 64 000 püsilugejat kuus ja kuskil 230 000 vaatamist. Et seda ma pean päris heaks tulemuseks selle aasta kohta, arvestades, et me ei ole üldse teinud välireklaami, printreklaami oma kanalile, nii et see on praktiliselt ainult internetist saadud kliendid, vaatajad, nii et seda pean. Ja teisalt võiks siis mainida, et ka kirjutajad tegijate poole pealt oleme saanud häid kirjutajaid juurde. Kalle Melberg, Toomas Kümmel, Sven Kivisildnik on meiega liitunud. Samuti lisaks meie mainekatele kolumnistidele Malle Pärnale, Jüri Kukele ja teistele on tulnud jõudu juurde ja naudingut nende kirjatükkidest kindlasti ka lugejatele. Mis on kõige suuremad takistused olnud portaali käivitamisel? No, alguses oli neid raskusi päris palju ja alustasime täiesti nullist, aga ootamatult hästi, inimesed tulid kaasa, meie abilised. Kõige raskem oli võib-olla see video osa käivitamine, sest plaan oligi algusest peale teha ka multimeedia portaali, et tuleks lugeda, et tuleks vaadata ja nüüd Nõmme TV abiga oleme ka selle lahendanud, nii et suur tänu teile. Oleme selle video poolega rahul ja arendame seda edasi. Kas või mis on veel uut plaanis? Lähiajal on meil plaanis käivit populaarteaduslik rubriik ja sellega tegeleb meie toimetaja Olger Berg ja seal siis me kavatseme selliseid huvitavaid uudiseid inimesteni tuua ajaloosündmusest ja geograafiast, lihtsalt põnevaid fakte, niisugused lühikesed lood, et see on nagu üks uus projekt. Suured tänud ja edu järgmiseks aastaks!